näotõmbed plokksüsteemil. Meil on 2 varianti, käime mõlemad läbi. Et kõigepealt räägime plokksüsteemi kaabli kõrgusest. Väga paljud inimesed teevad neid erinevat moodi, kes kõrgemalt, kes madalamalt. Me oleme täna võtnud sellise kuldse kesktee, lähtume enam-vähem sellisest silmade kõrgusest. Nüüd esimene variant, mida me saame teha, on siis see, et me haarame pead haardega köitest kinni, tõmbame küünarliigesed võimalikult taha ning veendume selles, et küünarliigeste liigumistrajektoori on natukene õlaliigesest nii-öelda kõrgemale. Tõmbame niivõrd taha, kui saame, veendume, et me lähendame abaluud. Nii, saame päris hästi selgmise poole õlavöötme lihas tööle. Veendume ka selles, et sõna otsus mõttes, nagu harjutuse nimi ütleb, me tõmbame selle sama käepideme enda näo suunas, enam-vähem siin silmade vahele. Veendume samas, et kehatüvi on pidevalt stabiilne ja vajadusel võime ühe jala astuda taha, seda stabiilsust tagada. Nüüd, kui me vaatame teist varianti, ehk siis võtame teistsuguse haardega sellest kinni ja hakkame tõmbama, siis mida teistsugune haare meil võimaldab, on see, et rohkem välisrotatsiooni tekitada õla sisse varrest. Ehk siis me tõmbame ja me lisaks tõmbele tekitame välisrotatsiooni, mis tõttu me saame paremini ka õla rotaator-manseti tööle, ehk siis justkui 2 ühes, kuidas kellelegi. Nii, väga hästi, ja olemas.